Jõu. Viska nukki mulle. Jau, täna on teisipäev, 22. november. Just lõppes praegu tööpäev, tulin just, pandisin raudteejaamas maha ja liigun nüüd praegu vaikselt silla alt kuskilt koju. Igal juhul, mul oli täna räige murrang, lihtsalt läbimurrang või breakthrough või kuidas sa ütled seda. Ühesõnaga räige eureka hetk. Nagu te teate, ma teen müüki ja sisuliselt nagu siin on, sa müüd energiat, inimesed ei viitsi kuulata sind ja nii edasi. Et nii, et kõige olulisem on see, et sa esitad sükse suhte nagu kliendiga. People buy from people they like ja nii edasi. Täna esimesed 4 tundi mul oli oh my god, kui raske päev lihtsalt. Oh my days. Ja ei läinud üldse edasi. Mul oli nagu miks ma teen seda tööd. Ja siis minu manager helistas mulle, küsis, kuidas mul läheb. Ma rääkisin talle loo ära. Siis ta oli nagu, mees, et miks sa ei kasuta seda, et sa oled Eestist pärit, et nad ei ole kedagi näinud, kes on Eestist. Et kasuta seda. Ja see on lihtsalt nagu parim asi. Pärast seda, kui ma hakkasin kasutama seda, et ma olen Eestist pärit, tuli täna jälle müükkirja. Aga eks see oli tänane päev. See oli tänane päev. Praegu võib-olla joppas. Järgmises vlogis siis annan mingisugust tagasisidet veel, kas mul see edaspidi ka töötab. Et eks näis. Aga igal juhul vaadake, kus ma olen. See on täiesti fantastiline. See on super ilus. Oh my days. Ma näitan teile natukene seda. Mul ei ole mitte kedagi, kes minust pilti teeks, nii et ma lähen otsima need inimese, kes teeks pilti, sest ma tahan ühte pilti saada. Ma olin täpselt nagu tema seal taga, aga nüüd ma leidsin kellegi, kes minust pilti tegi, nii ma sain endale pildi Instagrami jaoks, nii et tšeki mu Instagrami #keirstint ja mida vaja like. Aga teate, mis teema meid on? Ma pole kunagi oma elus nii vaene olnud, nagu ma praegu olen. Või nagu olen, aga nagu selles suhtes, et praegu mul ei ole nagu tagasiteed ka, kui mul peakski metsa minema, nii et siis on lihtsalt tänavale minek, nagu ei ole midagi teha, vaata. Aga mul on reaalselt, mul on $50. Rohkem mu raha pole. $50. Nädala lõpuni. Ma olen täiesti vaene omadega. Nii et see on omaette motivatsioon juba, et teha täiega müüke lihtsalt. Täna on neljapäev, 24. november ja mul on lihtsalt väga sitt päeva algus praegu. Liigun praegu tööle. Ma hommikul ärkasin üles, ma avastasin, et mul on rahakotis $30 kadunud. Ma ei tea, kas see minu viga, et ma kuskile võib-olla unustasin selle, panin kuskile taskusse, uppus välja või siis on mul nii tore roommate, et on $30 projekti pandud. Ma loodan, et esimene variant, sellepärast, et see teine variant oleks päris sitt. Aga igal juhul $30 oleme ära kaotanud. Ja ma jätsin suurde tuppa laua ääre peale, ma jätsin oma kaardi, millega ma saan tuppa sisse liftidest igale poole ja hommikul oli see läinud sealt. Nii et keegi on kas kogemata võtnud, arvan, et on tema kaart, mis iganes, on võtnud minu keykaardi ka. Nii et peale tööd, kui ma koju lähen, ma ei saa tuppa sellepärast, et mul ei ole kellegi numbrit ka peale selle Briti tüdruku, aga see Briti tüdruk läheb mingile festivalile. Nii et ma kujutan ette, kuidas ma tuppa pärast saan. Kell on 9 läbi, täna on reede ja ma just praegu jõudsin töölt koju. Kuigi ma tegin ainult 12 kella 6 tööd. Nii et jõhker, kui kaua lihtsalt kulub aega sellele, et jõuda töölt koju. Seda ma vihkan töö juures, mul tööl läheb räigelt hästi. Sellest ma räägin lähemalt kohe. Aga kuna täna reede, see tähendab seda, et eile oli palgapäev. Nii et ma tahan teile näidata midagi haiget lahedat siin. Kuna nüüd mul on raha, mida ma saan kaardid välja võtta, aga mul ei ole pangakaarti, siis ma näitan teile, kuidas saab raha välja võtta veel siin.
pangakaarti kätte saanudki ja ma saan raha välja võtta telefoniga, see on lihtsalt nii hea. Mu pangakaart on minu couchsurfingu hosti postis põhimõtteliselt. Aga ta sai kätte selle, ta lubas mulle homme selle ära tuua. Homme ma saan pangakaardiga kätte. Aga jaa, see on lihtsalt parim asi. Oli lihtsalt mega hea. Mul on täna olnud siuke lazy day lihtsalt, et ma ei ole püsti ka tõusnud voodist. Lihtsalt maganud, puhanud, passinud, vaadanud meie aasta Austraalias episoode ja mitte midagi muud teinud pole. No nii, aga täna on praegu nüüd plaan selline, et ma saan kokku eestlasega tema mingisuguses kuskil mingis stuudios, kus ta teeb mingisuguseid keraamilisi plaate või midagi sellist. Ja siis ma teen talle võib-olla siis mingi promotional video, mida ta saab kasutada. Aga täna peame plaani siis, kuidas seda teha ja nii edasi. Ja ma olen lihtsalt räigelt tripin ringi. Midagi aru ei saa, kuhu ma minema pean. Ja üritan leida seda stuudiot üles. Linnast ikka päris kaugel, mingi 6-7 kilomeetrit. Aga jah. Joo. Viska nukki mulle. Oh my god. Ja peksa. Seal on siis see töökoda selle nurga taga. Seal sees. Oh yeah. Hello. Ciao, ciao. Esimene kord, mil ma reaalselt näen normaalselt eestlasi siin maa peal. Ma pole veel ühtegi eestlast kohanud. Sa veel ei tunne meid, me tegelikult oleme väga ebanormaalsed. Ja, no väga ebanormaalsed inimesed, kus on. Aga jah, see on see väike töökoda. Siin hakkame varsti video tegema. Mis asi see oligi? See oli see segu... See on nagu mikser, hästi suur mikser. Okei, et põhimõtteliselt mida siin tehakse on see, et sellised keraamilised plaadid, väga šefid, tehakse käsitsi neid siin. Ja läbi siis mingisuguse edasimüüja müüakse neid siis esialgu Austraalias. Et kui saad Austraalias saad endale ilusat vetsu, siis kindlasti vaata seda tulevat video, sest sealt saad osta neid. Aga jah, nii, kõike tehakse käsitsi. See on lõpptoode. Lõpptulemus on midagi sellist. Siin on erinevaid näidiseid, erinevaid asjad. Erinevaid ja suure. Sellist sinist. Praegu, kuna sinised on moes, eks ole, siis teeme siniseid. Rohelisi. Erinevaid, siin on natuke küll tolmused, aga kuldset. Hops, see vinge. See mulle meeldib. See on ka üks sinine. Hästi ilus, jah. Giftit on see koht nagu, ta tuleb, murdub nagu, see ka suur. Ja. Aga ta on kõigil ühesugune täpselt. Oh my god, need tüübid on lihtsalt kõige toredamad inimesed, keda ma olen näinud siin Austraalias. Esiteks eestlased, teiseks ülimalt toredad, naruslikud, lahedad ja ülisõbralikud lihtsalt, täiesti jõhker. Nüüd on plaan siis siuke, et mingi mõne nädala pärast hakkame endale promo-video tegema nende sellele stuudiale ja värgile. Siis ma hakkan käima ilmselt tegemas seal iga nädalavahetus niimoodi, kuidas aeg on. Käin pilte tegemas ja siis vaatab, kuhu veel asjad viivad, et ühesõnaga leidsin natuke fotograafia poole pealt endale tegevust, kuhu enda nagu aega ja värke panna.
aga ja, sellega lõpetame siin selle vlogi ära. Igal juhul aitäh sulle vaatamast. Sorry, et ma nii tihti pole enam teinud, sellepärast ma käin tööl. Aga näeme juba järgmises osas. Ossa vana jumal täiesti vekkis. Ma tegin praegu vähem kui tund aega trenni ja mul on lihtsalt siuke tunne, et ma kukun kohe kokku. Pea on nagu hästi külm või nagu veri ei jõua pähe või ma ei tea.